Oi, ma tean, mis mehed tunnevad selles kabiinis oleku veel. Aga kui siit tunneb. Ega see 52 kabiin parempi ei ole. Õnnetu koht on see. Kes ta seal maha viskas? Otse või? Ei tule, ole kus. Ei noh, ära Värni, kurat! Šuruia! Värnik võtab vanaks ja. Karus on võib-olla tõstmisest kõige parem, kui start õnnestamist, kus ta startise taga ja Karuse kiirus on tema tunduvalt suurem ja osa on päris ilusti kaasaandmisele kaasaelatud, mis saab Karusega läbi külalisest Puntalauta mööda. Minu andmetest saab see mees olema ka ülemöödunud aasta Läti meister, nii et tegelikult päris nõrga sõidumine ta ei ole. Siin on hooaeg Karus korra proovis, aga
nii lihtsalt. Nii pikalt oli ees võeti. Kaab. Ta on enne ka nagu alguses oli minekut, et see on läbi selle. Viimase on ringis võib-olla, ega see on jäänud edasi. Viiekümnega alustas. Mul vahepeal ka see 52 kabiini peal. Nüüd läinud üle kaklos, et siin tuleb natukene rusikad liigutada ka Värniku ja Läti külalise autost välja ja läks autoga seigata rahulikult seni kaua, kuni ta sealt, ma ei tea, eelrohkeniga või minna asjadega väike hästi saada. Pakku võib olla ringi, jah. Ühele poole, teisele poole. Kohal Ungaris teine sama kõrvale saanud. Väike vale, Värnikul väike jõnks ja on see mööda. Mul on seda hääl. Laidab. Sama jõudis nägu peale. Ja musta on jälle ees.
Tuleb jälle poritiiva pidi kinni. Nüüd kui mäe peal tulevad, ära seda jälgi. Hoia seal mäe peal. Pussisid. Jäi kaadrisse, jah. No vaata, nüüd paneb meile teine omakorda selle sõrmkõmala siia. Ei, mööda see. Ohtlikult läheb. See mees küll oma jala peal mökki ei lähe enam. See mees pole uhkegi. Küll esimesena, nüüd on juba nii kaugel. Võib-olla ei lähe. See töötas algul juba Pokiga. Oot Uusmägi. Aga nüüd on maha jäänud see juba. Värnika alla Karuse. Sihukest asja ei ennustata, aga sul jutt oli ikka seekord jumala õige, et automootor oli täiesti läbi. Ja nojah, siin üks mees jättis sulle punkt olemas. Võib-olla nad natukene muutuvad, kes sõidab seda lühemalt sõitma, kes pikemalt tegi suurt palju ütles, et nemad... Meistrivõistluste teise etapiga avati tänavune võistluskalender Jaanikese motoklubi jaoks. Võisteldi 3 erinevas klassis, kõige enam kogus osalejaid tavapäraselt veoautode mõõduvõtt, kus eelsõitudega langesid tehnika purunemise tõttu konkurentsist välja Valdur Reinsalu ning Aivar Teder. Eelsõitude absoluutne kiireim oli Allain Karuse, kes 3. eelvoorus startima ei pidanudki. Selle kiireim oli Helmut Uusmägi, kes finaalis teisena stardikoha valida sai. Karuse startfinaalis aga ebaõnnestus lisaks tehnilised viperused ning võistluse üks peakorraldajaid pidi rahulduma alles 3. lõppkohaga. Esikoha duellis Sigmar Tammemägi vastu jäi raske sõidu lõpuks võitjaks Uusmägi, kes tõusis sarja liidriks 30 punktiga. Päeva 3. Karuse ning avaetapi võitnud Marko Luhkein jäävad liidrist maha 10 punktiga.